arvan, et kõige olulisem on see, et tänada ka Looduskaitse Seltsi, et selline üritus on üldse toimunud. Ma arvan, see on väga oluline, et te saate kokku tulla, aga ma arvan, selle sisukust näitab just see, et inimesi on nii palju kokku tulnud. Et see töö, mis te teinud olete, ma arvan, et kui te oleks teinud seda lihtsalt nii-öelda tuimalt, ilma südameta, siis ei oleks siin nii palju inimesi. Et selles suhtes on väga tore näha, et niivõrd palju inimesi on südamega tegelikult kogu sellesse ideesse panustanud. Ja tore, et sellega nagu edasi kaasa mõtlete veel. Ja ma olen mõtlenud just, et mis see Lahemaa fenomen või kuidas ta nagu Eesti rahvale üldse kõlab ja ma arvan, et hästi hea nagu sümbol tegelikult selle mõttes on see, et nüüd vist oli kuu tagasi, kui räägiti seda, et tuleks teha nagu neid valdasid ühendada ja võiks teha Lahemaa valla. Ja siis nii-öelda just Lahemaa rahvuspargi piires. Ja ma arvan, see näitab just seda, et seda tööd on niivõrd hästi ja põhjalikult tehtud, et see niivõrd tugeva nimega piirkond, et sellest võiks saada midagi muud kui ainult rahvuspark ka juba. Et seega töö on väga hästi tehtud. Ja ma mõtlesin, et nüüd lihtsalt mitte meenutada ka minevikku, võib-olla öelda paar sõna ka selle tuleviku ja praeguse nagu eluolu kohta on see, et kui nii-öelda juba see nüüd vist peaaegu 10 aastat tagasi hakkasid need reformid toimuma, siis oli hirm, et rahvuspark kaob ja ta pole enam olemas. Ja sellel vanal kujul on ta kindlasti muutunud, aga ma arvan, et kui vaadata kas või maailma üldse, nii-öelda, mis on toimunud maailmas, siis väga sageli tegelikult ühe rahvuspargi hoidja ei olegi ainult üks riik. Seal on väga sageli erinevaid vorme ja me peame tegelikult sellega leppima ja ma arvan, sealt selle just parima välja võtma, kui ühes kohas, kas või siinsamas Palmse mõisa piirkonnas toimetab nii kui muuseum, kui RMK, kui Keskkonnaamet, et on tõesti palju asutusi, kes nii-öelda panustab ja ma loodan, et kõik tahavad anda maksimumi selle jaoks ja tegelikult on loodud praegu ka üks ühendus, mis on Rahvuspargi koostöökogu. See on meil kõikides rahvusparkides juba loodud ja eesmärk on just see, et kõik inimesed ja ühendused ja ka riigiasutused ja vallad, kes selle teemaga tegelevad, saavad siis ühes kohas kokku, arutatakse, mis on vaja seal teha, kes midagi teeb, jaotatakse need vastutused ära. Ja Lahemaal on see tegelikult, ma arvan, hästi tööle hakanud, et aastas 4 korda saadakse kokku, pannakse nii-öelda plaanid paika ja seal on selle, kuna et Lahemaa on niivõrd suur, siis on loodud selle alla ka veel erinevad nii-öelda teema sellised koostöökojad on kultuuripärandiga tegelevad, siis on seal tegelevad ehitusega, on arhitektuurinõukogu ja see, et tõesti see asi korda läheb paljudele, seal on nendes rühmades inimesed, nad annavad oma panuse ja ma väga loodan, et nii-öelda võtame välja sellest situatsioonist, kus me oleme parima. ja tegelikult ma arvan, et sellest on saadud parim nagu välja võetud, tegelikult näitab ka seda, et Lahemaa rahvuspargi eeskirja uuendamine sai eelmine aasta siiski, vist sellel aasta alguses juba, juba ma ütlesin, sai nagu joone alla ja tegelikult see tehti 11 aastat. See on meeletult pikk aeg ja see venis palju ka selle tõttu, et need reformid toimusid, mitu korda alustati uuesti otsast peale, aga ma arvan, me oleme väga olulise maamärgi maha saanud panna. Meil on eeskiri paigas, seal on palju muudetud, see on loodetavasti ka inimestele selgemaks saanud, mis on meie eesmärgid ja mida me tahame kaitsta ja kus. Et see on rohkem nii-öelda ka teadmisel põhinev eeskiri. Ja teine hästi oluline dokument, mida me praegu valmistame ja ma arvan ka saab sellel aastal joone alla on kaitsekorralduskava, mis on siis nii-öelda praktiline tegevusplaan rahvuspargis toimetamiseks. See saab olema minu jaoks natuke hirmutavalt paks monograafia, aga loodetavasti sealt on ka siis palju võtta, mida teha. Ja mitte ainult siis nii-öelda Keskkonnaametil, vaid ma loodan, et kõikidel teiste partneritel ka. Aga jah, mis ma siis võtan kokku, et aitäh, et te siin olete ja loodame saada siit nii-öelda jälle palju häid mõtteid, sest ma mõtlen selle nii-öelda vana asja kohta on ju palju erinevaid lauseid, et kes vana asja meelde tuletab, kas silm välja või siis kes elab minevikut, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikut, et ma arvan, et täna võiks selle viimase moto siis nagu eesmärgiks võtta. Aga aitäh teile!